kuidas saada kliente isegi enne seda, kui sul on üldse ettevõte olemas? Ja miks see üldse oluline võiks olla? Et ma olen oma elu jooksul kahjuks näinud seda, et kuidas inimesed suure uraaga registreerivad endale äriühingu ja jõuagi üldse esimese müügini. Ehk nad siis, ma ei tea, registreerivad selle ettevõtte ära, mõtlevad, et küll millegi jaoks läheb vaja või saavad innustust sellest sarnasest koolitusest nagu see siin, kus öeldakse, et selleks, et saada rikkaks ja jõukaks ja siis kõigi nendel inimestel on alati ettevõtted olemas. Ma teen ka ühe. Aga ettevõttel ei ole mitte mingisugust mõtet, kui tegelikult ei tule sinna tulusid järgi, kui ei tule sinna müüki järgi. Ja selle tõttu oleks võib-olla mõistlik, eriti kui sa oled algusjärgus ja see ei ole veel päris kindel, natuke kõhkled, tegeleda natuke sellega, et sul oleks kindlasti siis mõni klient olemas, et sul oleks keegi, kellele arvet esitada ja kes tahab seda arvet siis ära maksta. Aga vaatame üle, mis hetkel meil ettevõtet tegelikult vaja on. Et ma joonistasin siia niisuguse lühikese või lihtsustatud müügiprotsessi. Ehk iga müük hakkab mingi hetk sellest, et sul on esimene kontakt või sa hangid esimese kontaktinfo. Ja siis teed inimesele pakkumise koos argumentidega või siis argumentide eraldi, siis võib olla seal läbirääkimised. 2 täpikest on siit puudu. Paneme siia hääletäpid ka juurde, läbirääkimised. Ja siis lõpuks jõuad välja müügini ja teenuse osutamise ja toote üleandmiseni. Ja kõige lõpus tuleb see arve, võib-olla on siin vahepeal ka arve. Et selge on see, et arve esitamise ajaks meil on vaja ettevõtet, et kelle nimelt see arve väljastada. Aga võib-olla väga palju varem seda võib-olla ei olegi vaja. Ega see müük ja teenuse osutamine ja arve esitamine, need võivad kõik nagu koos käia. Kusagil siin faasis hiljemalt võiks siis see ettevõtte registreerimine olla. Sest selleks, et kontaktinfot koguda, selle jaoks sul tegelikult ju pole mingisugust ettevõtet vaja, et milleks. Et sa saad suhelda teiste inimestega, sa võid isegi panna mõne kodulehe püsti ja küsida inimestelt kontaktinfot. Sa võid anda neile näiteks mõne video vastu. Ja sama näitena me võime võtta näiteks sama finantsvabadus.ee kodulehte, kus sa videosid enne vaatasid. Et seal sellise lehe loomiseks tegelikult ei ole vaja ettevõtet. Et sa saad panna selle lehe kerge vaevaga püsti, kus on vorm siis, mis korjab emaili aadresse ja hakkab siis inimestele vastu videosid saatma. Et seal taga võib olla mingi tarkvara, aga seda on võimalik ka esialgu täiesti käsitsi teha. Ja alles siis, kui sul on seda kontaktinfot piisavalt, näiteks selle finantsvabadus.ee puhul, nüüd see jätkukoolitus, millest sa osaled, seda me hakkasime pakkuma alles nüüd, kui meil on üle 1000 inimese, kellele seda pakkumist saata, kellele seda koolitust pakkuda. Ja mingi hulk, siin jõuab siia müügifaasi, ehk nad siis tegelikult ostavad selle. Ja läbirääkimisi siin vahepeal ei ole, küll on seda olulisem meil argumenteerimise oskus, et kui sa vaatasid müügipakkumisi, siis seal on päris palju argumente, et miks siin koolitusel osaleda. Ja sellele müügile järgneb siis see teenuse osutamine. Täna sa juba näed seda videot, aga tegelikult me alustasime müüki enne, kui meil oli esimene video tehtud. Ja võtsin hea praktika, sest kui seda koolitust oleks soovinud ainult, ma ei tea, 5 inimest, siis suure tõenäosusega seda koolitust ei oleks üldse kunagi sündinud, sest see ei oleks ära tasunud minu ajakulu ja nende videode töötluskulu ja kõike seda muud, mis nagu selle koolituse väljaarendamisesse tuleb mängu panna. Ja kuna neid huvilisi oli oluliselt rohkem, siis on see koolitus ka lõpuks valmis saanud. Ja arve esitamine oli siin meil juba müügi hetkel. Nüüd, ma olen oma elus teinud seda, ma ei tea, võib-olla see on kasvanud minu näidetest, et ma räägin muidu edulugudest ja kuidas teha, aga mul on ka endal hea näide, kuidas seda mitte teha. Et kunagi 2004 aastal ma alustasin ka tuleohutusettevõttega ja selle raames ma püüdsin teha siis nii-öelda nagu õpiku järgi asjad, et kõigepealt registreerisin firma, siis me registreerisime kaubamärgi, siis me ostsime endale laoseisu. Ja õnneks laoseisu saime nagu realisatsiooni peale, ehk me ei pidanud maksma sellest ennem, kui need asjad on müüdud. Siis ma palkasin endale kohe ka töötaja ja siis
Istusime siis nii-öelda maha ja vaatasime üksteise otsa ja küsime, kuule, et kus kohas me saame need esimesed kontaktid ja või kellele me üldse hakkame mingit pakkumist tegema. Ja vaatasime üksteisele nii-öelda tõtta otsa ja ega meil ühtegi head ideed ei olnud. Ja tol ajal tõesti ma olin täiesti alustav ettevõtja ja ei teadnud nagu eriti midagi mitte milleski ja ei osanud nagu sellele töötajale ka ette näidata või öelda, mida ta siis täpselt tegema peab. Ja ega tegelikult midagi muud hullu ei juhtunudki, et kusagil 5 kuud hiljem, ma ei tea, õnneks või kahjuks oli mul selline kogus raha olemas, et seda ettevõtet 5 kuud siis käigus hoida ja inimesele palka maksta. 5 kuud hiljem pidin ütlema sellele inimesele, et kuule, kahjuks mul ei ole rohkem raha, et sulle palka maksta. Ja ühtlasid ma sain ühest heast sõbrast lahti läbi selle, sest see töötaja oli ka minu sõber varem olnud. Ja pärast seda me nagu ei suhtle nii väga. Aga siis ma tegin nagu ettevõte ja siis töötaja ja kõike seda pidi. Nüüd hiljem niisuguseid positiivseid näiteid tuues on näiteks seesama koolitusettevõtte sünd. Ja siin on nagu hästi pika niisuguse ütleme ajakuluga või eellooga see. Et kui samamoodi 2004, kui me see tuleohutusettevõtet tegime, siis täiesti mingi hobi või mingi muu asi oli see Cashflow lauamängu mängimine. Ja tekkis siis järjest inimesi, kes tahtsid seda mängida ja andsid oma kontaktandmed mulle, et kuule, anna teada, kui jälle mängida saab kusagil. Ja need andmeid kogunes 2006 aastaks, eks ju, ja eriti see algusfaas on hästi raske. Ja täna on niisuguseid asju võimalik palju kiiremini teha. Aga tol ajal siis paari aastaga siis oli mitmesaja inimese kontaktandmed ja siis me saime kokku ja mängisime seda Cashflow'd. Ja 2008 tegelikult alles me korraldasime esimese koolituse, kus me siis, kus reaalselt nagu sai tehtud müügipakkumine ja see koos argumentidega ja siis reaalselt sai neile müüdud siis koolitust ja tuli sealt nagu ka mingi raha sisse, kuigi ma mõtlen, et vist esimesed koolitused olid ka suhteliselt nulli lähedal, et nii palju kui tuli, nii palju kulus ära. Ja me vist kutsusime seal üsna alguses veel ühe välismaalt esineja ja seal me üldse maksime peale nagu mingite muude tulude arvelt, et sellist koolitust teha. Aga jah, et need on niisugused edulood ja läbikukkumised, et mõlemad on kogenud ja seetõttu minu mõte ja soovitus sulle oleks see, et alusta juba täna kontaktinfo kogumist. Ja mis kujul see kontaktinfo peaks olema, et paljud inimesed arvavad, et ma teen Facebooki lehe ja kogun sinna Facebooki fänne ja ma ei arva, et see oleks kõige parem mõte, sellepärast et Facebookis, kui sa tahad saada oma fännidele mingit sõnumit, siis pead iga kord maksma selle eest. Et minu endal on päris mitmed sajad eurod iga kuu kulu Facebookile, et minu postitused ja minu sõnumid jõuaksid nendele samale, kas seal on 3500–4000 fänni veel, et nende fännideni üldse jõuaks midagi. Et kõige olulisem ja kõige soodsam kanal pikaajalises perspektiivis on ikkagi emaili aadress. Eks sul on vaja inimeste emaili aadresse koguda ja siis saate neile kirju. Ja siin on ka erinevad reeglid ja soovitusi, mis öeldakse, et peaks saatma vähemalt korra kuus, vähemalt iga paari kuu tagant midagi, et inimene ei unustaks ära, et kes sa selline oled. Sest kui sa pole tükk aega saatnud ühtegi kirja ja võib-olla sulle tuli ka üllatusena, kui me saatsime sulle selle koolituse pakkumise, kui sa ei olnud meie käest saanud, võib-olla mõnda aega kirju. Et siis sa ei mäleta lihtsalt, kes see selline on. Et kes see Peeter finantsvabadus, kes ta on niisugune. Aga et peaks saatma kirju tegelikult regulaarsusega ja ma tean endal meil selles osas nagu arenguruumi päris kõvasti. Nii et sulle soovitus alustada kontaktide korjamisest, uuri nende inimeste käest, mis neile võiks huvi pakkuda. Sa võid proovida ka neile teha pakkumise ja sa võid proovida neile ka müüa mingit asja ette ja kui seda huvi nagu piisavalt ei ole, siis ei ole mõtet seda teenust või toodet üldse hakata välja arendama. Ja kui sa teed ette müüki, siis on nii kaua okei, kuni sa ütled mingisuguse kuupäeva ja selleks kuupäevaks sa tõesti siis selle asja annad või kannad raha tagasi inimestele. Ütled, et vabandust, asi ei tulnud välja ja kannad raha tagasi. Ja see oli ka selle koolituse loomise juures alternatiiv, et kui piisav hulk inimesi seda ei osta, siis me saame nendele inimestele raha tagasi maksta, kes on selle juba maksnud. Nii et alusta kontaktide korjamisest, kui
kui su kontaktibaas kasvab, siis sa saad võtta kasutusele erinevaid tarkvarasid nende kontaktide haldamiseks, aga esialgu lihtsalt näiteks Google Docsi vorm, kuhu inimene saab oma andmeid sisestada, piisab ja isegi siis, kui su ettevõte areneb suuremaks, võib seda kasutada. Et meil veebipood tegelikult näiteks enda koolitusettevõttele tekiski nüüd alles 2015 aastal ja tegelikult ju 7 aastat tegutsenud praktiliselt niimoodi, et Google Docsi vormidesse korjasime inimeste andmed ja saatsime ka arved vajadusel, eks ju, nendele käsitsi raamatupidamisprogrammist ja mingisugust automatiseerimist seal protsessis ei olnud. Ja nüüd me nagu lõpuks läksime ka seda teed, et käivitada nagu veebipood ja kus inimest toimub ka mingisugune automatiseerimine. Nii et alusta kontaktinfo korjamisest, proovi erinevaid pakkumisi, proovi neile midagi müüa, kui ei osteta piisavalt, kanna raha tagasi ja liigu siia tagasi pakkumine, uus müük ja varem või hiljem on täiesti kindel, et sa leiad midagi, milles olla edukas ja mis hästi õnnestub. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos.